oleme jõudnud siia tripakale, et gaasi vastu on gaas ja elu on norm. Sissejuhatus. Videos räägitakse Rooma impeeriumi pärandist, õigeusu ehk ortodoksi kirikust, kloostri elust, Bütsantsis väärtustati haridust, Bütsantsi kunsti ja arhitektuuri. Bütsants oli varatel Kesk- ja Lääne-Euroopas märgatavalt kultuursem. Haridus peeti Bütsantsi suurimaks hüveks, kuigi üldist koolikohustust ja riiklikke koole ei olnud ning lapsed võisid õppida kas era- või kiriklikus koolis. Paljudes kloostrites jagati tasuta algharidust. Koolis käisid ainult poisslapsed, tüdrukud õppisid kodust emalt vajalikke oskuseid. Riik avatas pered, kes andsid tütredele kodus tunde eraõpetajale. Keisrid, riigiametnikud ja piiskopid olid väga haritud. Konstantinoopolis rajati esimene ülikool juba 5. sajandil. Bütsantsi kunstiarhitektuur. Sel ajal, kui läänes muistsed ehitised lagunesid, oli Bütsantsi kogunenud hoopis rohkem jõukust, mis võimaldas kavandada uhkeid kunstiteoseid. Suurem osa säilinud kunstis oli kirikul näiteks pühakojade kloostrid, seinamaalingud, mosaiigid, pühapildid ja ikoonid. Tähtis oli ka Bütsantsi tarbed, näiteks majatarbed, ehted ja muusikaristad. Bütsantsi kirikute seinu katsid hiilgavad kuldsed mosaiigid ja maalingud, mis muutsid kirikuruumi otse kui kristliku maailma mudeliks. Läänes ei ole õigeusu kirikutes Kristuse ega pühakute skulptuure. Bütsantsis päris oma eelkäijad Rooma impeeriumil piiramatu keisrivõimu ja Kristuse, mis ühendati lahutamatuks tervikuks. Bütsantsi kirikut nimetatakse õigeusu ehk ortodoksi kirikuks. Õigeusus on väga tähtsam kohal munklus. Haritust peeti Bütsantsis üheks olulisemaks asjaks. Suurem osa Bütsantsi kunstist oli kiriklik. Slaavlaste ristiusustamine slaavi tähesid. Bütsantsi kirik tegi 9. sajandil aktiivset missioonitöö slaavlaste hulgas. Konstantinoopoli patriarh valis selleks välja 2 Thessaloniki linnast pärit Kreeka munka, kes oli vennad koostasid Kreeka tähestiku põhjal slaavi tähestiku ning tõlkisid slaavi keelde piibli ja jumalateenistuseks vajalikku raamatut. Nii sai Makedoonia slaavlaste murdes vana slaavi kirjakeel. Alates 12. sajandist kujunes selle põhjal kiriku slaavi keel. Seda. Rooma impeeriumi pärand. Bütsants päris oma eelkäijad Rooma impeeriumilt piiramatu keisrivõimu ja Kristuse, mis ühendati lahutamatuks tervikuks, seetõttu olid riik ja kirik Bütsantsis väga tihedalt seotud. Kirikut juhtisid patriarhid
kirik oli riigile suureks toeks sotsiaalvaldkonnas. Ta pidas üleval vaeste varjupaiku, lastekodusid ja haigemaju ning jagas ikaldusaastal energiale vilja. Aga juhtus ka seda, et keiser sekkus liigselt kiriku asjadesse, nii järedas keiser Leon III 726. aastal pilditüli, käskides hävitada kõik pühapildid. Sellistes juhtudel tekkis kiriku ja riigi vahel konflikt. Õigeusu ehk ortodoksi kirik. Bütsantsi kirikut nimetatakse õigeusu ehk ortodoksi kirikuks. Idas olid suurima mõjuga Konstantinoopoli, Aleksandria, Antiootika ja Jeruusalemma patriarh, läänes aga Rooma paavst. Kõik 5 kiriku peal olid omavahel võrdsed. Ajapikku ida ja lääne kirik kaugnesid teineteisest. Mõningaid kirikupühasi tähistati idas ja läänes eri ajal. Kõige suurem tüli tekkis siiski sellest, et Rooma paavst tahtis saada tegelikku võimu ka ida kiriku üle. Konstantinoopoli patriarh aga sellega ei nõustunud. Aastal 1054 pani paavst patriarhi kiriku vande alla. Patriarh vastas samaga. Nii sai alguse suur kirikuühe, mis jagas seni vormiliselt ühtse kristliku kiriku 2, katoliku kirikuks ja õigeusu kirikuks. Kloostri õigeusus on väga tähtsal kohal muuklus. Nende suur eeskuju oli munga elu isa Egiptuses elanud püha Antonius. Palju oli ka kloostreid, kus mungad või nunnad elasid koos kindlate reeglite järgi. Üks tuntumaid Bütsantsi kloostrites kasutatud palveid oli NN Jeesus palve, issand Jeesus. Bütsantsi kloostrites kasutatud palveid on NN Jeesus palve. Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, ida armu Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, ida armu minu patuse peale. Ja.